EKRE on alati rääkinud, et e-valimised ei ole päris valimised, ei ole ausad valimised, esiteks loomulikult ei ole nad kooskõlas põhiseadusega, teiseks ei ole nad vaadeldavad, mis muudab e-valimiste tulemuse usu küsimuseks ja kolmandaks ei ole nad kontrollitavad. Nüüd meil on olnud pikka aega soov, et seda ka välisvaatlejad kinnitaksid. Me kutsusime juba aasta alguses, tegime kirja meie siis liikmest Riigikogu juhatuse liige Arvo Aller kirjutas kirja sellisele organisatsioonile nagu OSCE, ODHIR ehk siis demokraatlike valimiste sellise kullastandardi tagaja rahvusvaheline organisatsioon. Ja tõepoolest nad käisid siis Eestis, väga põhjalikult uurisid, küsitlesid, vaatasid dokumente ja siis saime nüüd lõpuks kätte nendepoolse raporti ja see raport on küll niimoodi looritatud rahvusvahelise bürokraatia keelde, aga raporti sisu minu meelest annab ikkagi väga-väga kriitilise hinnangu kogu e-valimiste süsteemile just selles võtmes, et nad ütlesid, et nemad ei hinda, kas ta on kooskõlas Eesti põhiseadusega, nemad hindavad, kas ta on kooskõlas parimate valimispraktikate ja demokraatia standardiga. Ja tulemus on selline, et 30 leheküljelises raportis pool sellest raportist koosneb soovitustest, nõuannetest, mida on vaja teha Eestil, kuidas on vaja muuta seadusi, kuidas peab valimisteenistus muutma oma praktikaid, kuidas kontrollitavust parandada, ennem kui e-valimised on päriselt demokraatia standardi sellise parima tasemega kooskõlas. Ehk siis teisisõnu, kuskil selles raportis ei öelda, et e-valimised ei kõlba või tuleb ära lõpetada. Kogu raport koosneb sellest, kuidas kirjutatakse, et neid ja neid asju on vaja Eestil teha, kui te tahate, et e-valimised oleksid päriselt demokraatlikud. Nii et meie loeme siit küll selgelt välja, et kogu see e-valimiste tänane korraldus on allpool igasugust arvestust, see ei ole vaadeldav, see ei ole kontrollitav, see ei ole usaldusväärne ja tegelikult neid teha ei tohiks. Raport ise on väga pikk, et ma olen seda lugenud ainult kiirkorras silmad üle lasnud, et kindlasti me lähipäevadel võtame selle pulkadeks lahti ja käime rida reahaaval läbi ja saame sealt ka väga konkreetseid ja väga spetsiifilisi siis detaile raporteerida avalikkusele, et mida siis need soovitused endast ette kujutavad, aga näiteks võin tuua välja selle, mida meiegi Eestis palju oleme rääkinud, et vanadekodudes hääletamine ei ole salajane ja vanadekodudes ei ole võimalik tagada seda, et hääletamine oleks ilma välise surveta. Et sellele oli seal terve rida ettepanekuid, mida peaks tegema, et see probleem ära kaoks. Mida nad ei ütle, et ärge lõpetage ära vanadekodudes hääletamist, mida nad sisuliselt oma nõuannetega ütlevad, on see, et tänane vanadekodudes hääletamine ei ole kooskõlas demokraatia standardiga. Et selliseid ettepanekuid on seal kümnete punktide kaupa, kümnete lehekülgede kaupa ja minu meelest on küll täiesti üheselt selge, arvestades ka seda, mis on nüüd saanud kinnitust, et 23. aasta Riigikogu valimistel kõik e-hääled olid muudetavad, oli tehniline võimalus kõiki e-hääli ümber teha, kustutada, lisada, ära võtta ja keegi ei kontrollinud, kas seda ka tehti või mitte, siis tegelikult on meil täiesti selge, et kogu see meie e-valimiste müüt on purustatud, et meil ei ole turvalisi, meil ei ole ausaid, meil ei ole demokraatlikke valimisi senikaua, kuni e-valimised jätkuvad.